nüüd avame vaba mikrofoni, et kohalolijad saaksid väljendada oma mõtteid seoses eelseisva Tartu rahulepingu 100. aastapäevaga. Nii. Kas on läbirääkimiste alustajad? Aitäh, härra juhataja. Minu nimi on Mart Niklus. Ma tahtsin juhtida tähelepanu, lugupeetud koosviibijad, ühele asjaolule, mida siin täna veel mainitud ei ole seoses piirilepinguga. Nimelt, et Venemaal kogu tema ajaloo jooksul, tänapäev kaasa arvatud, on piiriprobleemid mitte üksnes ainult Eestiga, Eesti Vabariigiga, vaid kas peaaegu või kõikide oma naaberriikidega, alates Norrast ja Soomest põhjas, meenutage siin kas või Viipuri linna, Balti riikides, Lätit mainiti, Ukrainas, millest räägitakse väga palju, Taga-Kaukaasias ning lõpetades Kaug-Idas Kuriili saartega. Kõik on sellest kuuldud. Kas ei oleks mõttekam korraldada üks rahvusvaheline konverents koos nende riikidega, kellel on Venemaa suhtes piiriprobleeme, et lõpetatakse ükskord selline imperialistlik välispoliitika ja hakkaks austama ikka küüneda enda poole Venemaal. Selle üle tuleks mõelda. Teine asi, mis ma tahtsin mainida, on see tänane Petseri-maalase kiri, mis ette loeti. See on väga sisukas. Ja kui me siin nüüd täna mingisugust resolutsiooni vastu ei võta või pöördumist, ma arvan, et selles kirja sisu saaks kasutada mingi pöördumise või resolutsiooni koostamiseks Eesti Vabariigi valitsusele. Ja seda jõuab veel teha. See resolutsioon võiks kirja panna ja välja kuulutada või vastu võtta 2. veebruaril Tartus. Ja just selles samas ruumis, kus Tartu rahuleping alla kirjutati. Mõtelgem selle üle. Sinna on täpselt nädal aega veel aega, nii et me jõuame selle aega mõnda korda küll teha. Nii, ja siis sellega ma siis lõpetaksin. Ma olen tartlane ja kutsun siis kõiki 2. veebruaril Tartusse. Et see veelgi põhjalikumalt rääkida sellest, millest me siin täna alustasime. Aitäh! Aitäh, Mart Niklus. Jep. Me oleme võlglased. Võlg, kelle ees vabadussõda ei oleks võidetud, kui meil ei oleks olnud seda kõige tugevamat löögirusikat. Kas te teate, kes oli see löögirusikas, ilma milleta me poleks võidelnud? See olid soomrongid. Soomusronge oli vabadussõjas 11. 6 oli laia-euroopalist, 5 oli kitsa-euroopalist. Soomusronglasi langes peale 300. Kas need mehed ei ole välja teeninud, et neil oleks ka mingisugunegi tähis olemas? Sest minu teada Eesti riigis siiamaani ei ole seda olemas. Ma küsin, millal ja kellest sõltub see, et need mehed oleks saanud ka omale väärilise tähise? Vot seda ma tahtsingi küsida. Kellest see sõltub? Aitäh! Nii, palun on, jah.
Tere, mina olen Jaan Roosman Pärnust. Mul ei olnud teksti midagi valmis, aga mul see teema on, kuidas öelda, 24 tundi päevas on südames ja peas ja igal pool, et olen tegutsenud nagu rohkem omal käel ja koos muidugi teiste sõpradega ka, kelle poolt ma olen toetust saanud. Ja ma ütleks mõne sõna siis, tähendab selles suhtes, et mis meil siis toimub vabariigis. Kõigepealt tahaks tänada üldse praegust valitsust ja Riigikogu tema esimeest ja aseesimeest härra Põlluaasi ja Helir-Valdor Seederit, et nad on lähtuvad Eesti Vabariigi poliitilise joone ajamisel Eesti Vabariigi põhiseadusest. Sellist ränka reeturlikku käitumist, nagu oli kommunist Ansipi valitsus ja need tallalakkujad, et olid nõus reetma Eesti maa, Eesti piiri, Eesti rahva, kõik olid nõus seda tegema. Ja leiti igasugused ettekäänded. Ülle Madise, kes ütleb sedasi, et see välisleping ei ole see leping, mis tuleb kooskõlastada. On ju paragrahv 123 ütleb sedasi, et Eesti ei sõlmi välislepingud, mis on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega. Madise leiab sellised vabandused, no lihtsalt iga koolipoiss saab aru, et see on võlts ja vale. Tänane president ütleb sedasi, et ta läheb Moskvasse siis, kui piirileping on ratifitseeritud. Kes andis talle sellise õiguse? Kas ta põhiseadust loeb üldse? Tuleb Riigikogusse, keerutab, nagu Helme ütles, üles köötud naisterahvast keerutab seda ja mõtleb, et see on tal mingisugune lava kuskil, et ta saab esineda. Sellise poliitikaga ei saa me kuskile minna, aga lootus on, et praegune volikogu ja Eesti riigi valitsus teevad seda, mis on ette nähtud Eesti riigi hoidmiseks ja taastamiseks, eks ole. Ma olen ise saatnud pöördumised Eestis asuvate välissaatkondade poole, vastused sealt ei ole tulnud, kas need lähevad kohe kuskile, pannakse mujal, et need välissaatkondade esindajad ei saa neid lugeda või kuidas seal on. Kirjad olen saatnud ka Kanada valitsusele, Jaapani valitsusele. Mõlemalt poolt on tulnud vastus, et kirjad on kätte saadud, aga ülejäänud asi on juba siis tähendab meie Eesti riigi poliitikute ja nende läbirääkimiste ja arutelu küsimus. Minu seisukoht on, et piirilepingu ratifitseerimine ei saa tulla kõne alla ükstaskõik, kes meil on valitsuses ja ma ei saa aru, tähendab, et kuidas Riigikogu põhiseaduskomisjoni, seal oli, minu arvates oli see eelmine oli Pomerants, praegu, ma ütleks edasi, Mikkelsoni ma ütlesin ise juba välja, ütlesin talle, et ta on Moskva käepikendus, ta lubas mind kohtusse panna, aga siiani veel kuskilt kutset tulnud. Et kuidas sellised riigireeturid üldiselt saavad olla üldse Eesti Vabariigi valitsustes ja komisjonides, kes ajavad Eesti Vabariigi vastast poliitikat. Aga ma tänan kõiki neid, keegi lobamokk on seal ka vist vaata pallipeaga seal, jah. Et ma tänan kõiki ja selle tegevuses, et piirilepingist denonsseerida, et seda üldse kunagi ei tuleks ja taastatakse Tartu järgne piir. Soovin selleks teile kõigile jõudu, edu, kõik head teile. Nii, palun, kas on veel sõnavõtte? Jah. Et Einar Eiland, elukeskkonna ja rahvastiku arengu selts, et paraku see olukord on oluliselt hullem, kui esialgu paistab. Selles suhtes, et kui meie riigiasutustel, eks ole, ei ole selge see, et mis ka siit läbi käis täna,
et ei ole selge see, et Eesti Vabariigi aluseks on ka Eesti Vabariigi põhiseadus ja põhiseadusliku korra tagamine. See tähendab, et põhiseaduses on ju kirjas ka see, et see on täidesaatva kohtuvõimu ja nii edasi ülesanne tagada kodanikele enda põhiseaduslikud õigused. Kahjuks ma nii lilleline ei ole, me tõstatasime selle probleemiga Riigikantseleis, eks ole, kus see saadeti otse Helme juurde, sest algatada uurimine antud kontekstis. Kahjuks sellest ei tulnud midagi välja. Et paraku selle võimuvahetusega on kahetsusväärne, et selle võimuvahetusega see Reformierakonna poolt algatatud poliitika jätkub. Ja tsiteeringi siin näitena kohtu poolt tulnud vastust, et kui mina kui ehk teie, ükstapuha teist, tõstataks selle küsimuse, et teil on näitena põhiseaduslikud õigused puudu või riik ei suuda seda tagada, siis saame vastuseks, tsiteerin, kohtu kaudu ei ole võimalik nõuda ametiisikute tegevuste üldist analüüsimist ega kohustada riiki võtma vastu seaduse muudatusi, mis ametiasutuste tegevust või selle üle toimuvat järelevalvet tõhustaksid üldse. Tsiteerin järgmist. Kohtu kaudu ei ole võimalik ka ametnikke vastutusele võtta, neid distsiplinaarkorras karistada või ametist vabastada. Kulla inimesed, eks ole, kui see põhiseaduslik kriis on ikka jõudnud nii kaugele, eks ole, et meie kohtusüsteem, kes peaks kohut mõistma põhiseadusliku korra tagamise üle, eks ole, ei saa sellest aru, et põhiseadusliku korra tagamine antud kontekstis ei ole tema ülesanne, millisest vabariigist, vabariiklusest, inimese vabaks olemisest me antud kontekstis üldse räägime. Kas ei oleks neid aega nagu sellest okupatsioonisituatsioonist siiski välja tulla, sest ma kujutan ette, et see okupatsioon on vaadake füüsiline. Aga antud kontekstis tuleb välja, et see okupatsioon ei ole mitte ainult füüsiline, vaid see on jõudnud sinna ajude vahele. Ja vot sealt seda okupatsiooni kätte saada on kole keeruline ja vaata selleks peaksime me tegema koostööd. Ja selleks looma ka vastava koostöökultuuri, et kuidas selleni jõuda. Kuidas jõuda rahva huvides toimiva riigini. Üksi ei ole võimalik seda teha. Tänud. Minu nimi on Tõnis Siim ja ma olen poliitikahuviline ja ajaloohuviline. Ja tahaksin kõigepealt saame siin palju asju meenutada, aga hetkel tuleb meelde, kui käisime Tartust 90. alguses Tallinnas dekoloniseerimise algatuskeskuse üritustel, mida vedas Jüri Estam. Ja seal oli üheks teemaks või põhiteemaks oli siis dekoloniseerimine ja sealhulgas ka Nõukogude okupatsiooni aeg Eestisse tulnud suurte rahvamasside, mitte-eestlastest rahvamasside viimiseks nende kodumaale tagasi ja samal ajal ka Eesti koloniseeritud alade uuesti
taasasustamiseks eestlastega, eelkõige kunagiste etnilise puhastuse tsoonide, Ida-Virumaa ja veel mõnede piirkondade taasasustamiseks eestlastega või põlisrahvaga. Ja 90. aastate alguses ka saavutati, püüti midagi teha, aga küll väga vähe, aga hiljem see taasasustamise poliitika unustati täiesti ära. Ja tookord oli Kodakondsuse Immigratsiooniameti direktoriks Andrus Kollis, kes ka oli seotud dekoloniseerimise algatuskeskuse inimestega ja temal oli ütlemine, et iga roju oma koju, säärane poliitika. Aga siis saigi räägitud või räägiti, et kui ei ole virulasi Virumaal ja setusid Setumaal ja läänlasi Läänemaal ja nii edasi, et siis ei aita ükski dokument, ükski leping, ükski põhiseadus neid alasid säilitada põlisrahvaste aladena. No kahjuks kõik need head kavatsused olid väga lühiajaliselt ja need unustati väga kiiresti ja tänaseks on olukord, kus Ida-Virumaa on alates Sillamäest protsentuaalselt põlisrahvast veelgi vähem, kui neid oli ENSV ajal. Sillamäel kuskil 4%, Narvas umbes 5%. Siin nüüd kuluaarivestluses oli meil siin väga huvitav kõnelus Arnold Rüütliga ja säärase pragmaatilise poliitika seisukohalt oli Arnoldil väga suuri teeneid ja tollastel mitmetel tegelastel siis selle dekoloniseerimise mingisugusel väiksel hulgal läbiviimisel, aga kõik need kahjuks sumbusid hilisema säärase ebanormaalse tulevikuvisiooni pärast ka Euroopa Liiduga ja NATO-ga seoses, et hakati nõudlema lihtsalt kontrolljoone kehtestamist riigi piirina, et muidu ei pääse NATO-sse ja Euroliitu. Euroliitu kujutati siis säärase paradiisina, mitte ühe uue impeeriumina ja ühiskatlana, vaid kui paradiisina, et europaradiisi saamise nimel, et tuleb ohverdada kõik. Mul oleks väike ettepanek, et kui siin aega on, et paluda, kui ta on nõus muidugi, Arnold Rüütil rääkida nendest sammudest, mis tollel ajal õnnestus nende positiivses võtmes teha ja mida ei õnnestunud. See oleks minu säärane ettepanek, et Arnold Rüütel võiks rääkida seda, mida ta rääkis nüüd siin kuluaarides ka mikrofoni. Aitäh! Võib-olla mõne sõnaga tõesti võib öelda, et omal ajal, kust alustada, kui Gorbatšov tuli võimule, siis ühtpidi ta tegi kõik, et inimlikustada, nii nagu ta omale Nobeli preemia kättesaamisel oma kõnes ütles, et ta püüdis Nõukogude Liitu tähendab inimlikustada. Aga samal ajal see süsteem töötas edasi ja ei olnud välistatud, aga oli võib-olla päris kindel, et
Nõukogude konstitutsioon töötatakse ümber ja reformitakse ja sealt võetakse välja suveräänsusküsimus, mis oli omal ajal alla kirjutatud ja ÜRO poolt vastu võetud. Ja sellepärast siis hakkasingi sellega tegelema ja see on jutt pikk, see oli 87. aastal, mis kõik sai tehtud ja varjatud kujul omavahel ja ei saanud kabinetis neid jutte ajada isegi, et mitte avalikustada meie plaane. Ja jõudsime välja siis sügiseks, vahepeal võib-olla ütleme, et Edgar Savisaar tegi ettepaneku rahvarinde moodustamiseks siis perestroika toetuseks. Ja seda taga oli teatud määral, aga pärast sellest kujunes toetus võib-olla just nende põhimõtete meie toetuseks, sest nad võtsid ka otsuse vastu, et toetada seda põhimõtet. Ühesõnaga planeerisime 16. novembril 1988 vastu võtta Ülemnõukogu seadus suveräänsuse küsimuses. Ja loomulikult sai sellest Moskva teada ja informeeriti teda ja ma olin kutsutud 15. Moskvasse kiiresti kohe mõne tunni jooksul. Kohtusin Lukjanoviga, tolleaegse Ülemnõukogu esimehega, tema jutule paluti. Ta nõudis kategooriliselt selle seisukoha ja sellest taganemist. Ma jõin enda juurde ja toimuni kestes võib-olla 40 minuti ümber. Siin juures tuleb öelda, et oli jutuajamine veel selles küsimuses. Üle liidu võeti kokku Ülemnõukogu esimehed kuskil oktoobris ja Kraide oblastite juhid ja minu ettekanne selles küsimuses. Ka seal ma põhjendasin, et jään selle juurde. Ei tagana sellest. Tehti vaheaeg ja Lukjanov väga karmilt nõudis, et ma pean taganema ja luges ette ka karistusmäärad tahtliku Nõukogude Liidu konstitutsiooni rikkumise eest. Ja saatis mind ideoloogia sekretäri juurde, sellel korral mitte, sellel korral sain tagasi Eestisse, aga 15. novembril algas jutt temaga uuesti ja ma ei hakkaks kordama enam seda ideoloogia sekretäri juurde seal vestlusel. Osales veel Balti riikide kuraator parteiliinis ja tolleaegne siis ideoloogia sekretär. Ja loomulikult ta rääkis rahulikult, aga jutt oli tõsine. Äkki oli telefonikõne ja Gorbatšov kutsus. Vestlesime selle kuraatoriga, ta ütles, et see, mis on öeldud, see realiseeritakse, arvestagu ma. Ja siis tuli 40 minuti pärast tagasi see sekretär ja nüüd juba palju karmimates toonides esitas need nõudmised samuti, nagu varemgi oli räägitud. Kes olid Gorbatšovi juures? Gorbatšov sõitis Indiasse järgmisel päeval ja tahtis teada, mis Balti riikidesse saadetud 3 poliitbüroo liiget teda informeerisid seal, milline olukord Baltikumis on. Ja peale selle veel tolleaegne KGB ülem, siseminister ja välisminister oli ta juures. Ja seal oli küsimus, et ma ei saaks sõita tagasi üldse. Ja nii edasi võib-olla ei ole õige siin kõike detailidest rääkida, mismoodi see toimus, aga siiski välisminister siis kaitses nagu, et rüütlit tuntakse ja kui ta kaob äkki ära, et see ei ole õige.
Ja niimoodi tulin tagasi ja võtsime selle otsuse vastu, olgugi, et ma olin juba varem helistanud Ukraina, Gruusia, Aserbaidžaani, Armeenia ja Leedu-Läti juhtidele, et nad analoogse otsuse suveräänsusdeklaratsioonis võtaksid vastu. Kõik nad ütlesid sellest praktiliselt ära, et nad ei ole võimelised seda läbi viima. Ja niimoodi me jäime üksinda ja 16. algas istung ja ma ei informeerinud ka nendest sündmustest väljast ega teisi, aga palusin väljast, et ta istungit juhataks ja ta nõustus sellega. Ja tänu sellele ma julgen öelda, et me saime hääled, et suveräänsusdeklaratsioon võeti vastu Ülemnõukogus. Ja aasta hiljem, juunis, võttis enam-vähem analoogse otsuse vastu Leedu Ülemnõukogu ja juulis Läti. Detsembris Aserbaidžaan, aga mitte sellise tekstiga, nagu ütleme, meie olime selle vastu võtnud. Ja siit algaski sisuliselt Nõukogude Liidu lagunemine sellest 16. novembrist, sellepärast, et 90. aastal võtsid vastu ülejäänud kõik teised liiduvabariigid analoogse otsuse ja oligi Nõukogude Liit sellega lõpetatud. Muidugi siia vahele jääb väga palju sündmusi veel ja Leedu sündmused, kus ma kutsusin Jeltsini siia meile, sest et Leedus hukkus juba 14 inimest ja vastas jõud täiesti olid arvestatavad. Lätis oli ohvrid vähem ja helistasin öösel Landsbergise abikaasa helistas mulle kella 2 ajal ja et on vaja midagi ette võtta ja ma helistasin siis Jeltsinile koju öösel. Ja Jeltsin lubas tulla siis Eestisse ja palusin ta siis Toompea Valgest saalist pöörduda venekeelse elanikkonna poole ja sõjaväelaste poole ja ta tegi seda. Ja ma arvan, et see suurel määral paraliseeris need jõud, mis olid juba Eestisse suured jõud saadetud ja Eestis ei olnud ühtegi ohvrit sel puhul. Loomulikult kõige selle tagajärjel pandi see liidu Ülemnõukogu presiidiumile ja minu ettekanne seal, mis kestas 4,5 tundi, sellest 3,5 tundi puhtalt ainult minu küsimus, kuna ma tegin ettekande ja jäin oma seisukohale ja kritiseeriti väga raskelt. Kõik Ülemnõukogu esimehed kritiseerisid kõrgendatud toonides, Leedu-Läti esimehed ei võtnud sõna ja samuti Jeltsin mitte. Ja otsus tühistati, nagu ma juba ütlesin, aga see sai aluseks sellistele suurtele sündmustele. Aga jutt läks väga pikaks, sellepärast, et väga palju on olnud meil kohtumisi rahvusvaheliselt ja sellel ajal juba ma olin peaaegu enamus Euroopa riikides käinud ja Ameerika Ühendriikides ja nii edasi ja kohtunud kõige kõrgemal tasemel Ameerika presidentide ja teistega ja kui siin oli juttu Lennart Merist ja mälestustest temaga koos ja kas või tema seal omapärasest sellisest käitumisest, nõnda, et sellest ma arvan, et ei ole täna mõtet enam rääkida, sest aeg läheb ja tahate koju minna ka puhkuma, nii et suur tänu tähelepanu eest, aitäh!
läks juba siin natukene heietamiseks, siis ma natuke heietan ka. Miks Eestis ei olnud verevalamist? See on väga tähtis küsimus. Mind oli kutsutud 6. augustil 1991. aastal Moskvasse ja kes kooskõlastas selle ja kes saatis, ma ei oska ütelda selle kohta. Laanjärv oli tol ajal siseminister ja Laanjärv ütles, et sa pead 6. olema Moskvas. Ja leppisime kokku, et ei ole selge ja esimeses televisioonis, Moskva esimeses televisioonis ma pean esinema, millistele küsimustele vastama, ei olnud selge. Ja kuna rongiühendus oli kaunis kehv, rong jõutis alati hiljem Moskvasse ja otsustasime, et ma lähen 7. jõuan Moskvasse. Raudteejaamas oli mul autoga siis üks polkovnik vastas, viis mind kohe Siseministeeriumisse, anti süüa muide ja oli suur saal, kus oli umbes 300 inimest, kus oli ka kaetud keskel söögilaud. Seal oli siis kogu see kõrgem seltskond koos, alates siis muidugi Ülemnõukogu presiidiumist, valitsusest, julgeolekust, välja arvatud Gorbatšovi ei olnud, aga ülejäänud seltskond, kõik umbes 300 inimest, ja need kuulasid mind üle umbes tund või natukene rohkem. Ja ülekuulaja oli Gorbatšovi jõustruktuuride ülemus, ilmselt tema parem käsi, üks tähendab armee kindral, aga ta oli erariides, soliidse välimusega, vanem mees. Ja ütles, et täna on siia kutsutud Eestist, siis nimetas Ando Augusti poeg Leps, kes on kaitsnud kandidaadi töö Moskvas ja ütles, et jah, et kuuleme teda siis ära. Ma esitan esimese küsimuse. Miks te ei salli venelasi? Küsimus oli järsk. Ma vene keelt oskan päris hästi ja mu vene keel istus ka päris ilusti ja ma hakkasin peale sellest, kuidas siia Peipsi äärde omal ajal staraveerid on tulnud ja usulise kiusamise eest ja nii ja naa. Ja kõik läks väga sujuvalt ja siis oli just leti peal oli see laskmine seal, kus Vene piirivalvurid lasid vist 6 inimest maha ja nii ja naa. Ja see kestis, 300 inimest oli seal koos ja see kestis võib-olla üle tunni natuke, see minu ülekuulamine ja kutsajaks oli siseministri esimene asetäitja Sidorov, praegu veel elus, 1933 on sündinud, kuna Puugo oli minister, aga Puugo valmistas putši ette ja siis ta lasi ennast ja abikaasa maha, ma ei usu, et päris see niimoodi oli, aga kes seda täpselt teab, aga surnud nad vist on. Ja ülekuulamine käis niimoodi, mis oli ülekuulamise põhjus? Ülekuulamise põhjus oli seda, et näidata sellele kõrgseltskonnale, Nõukogude Liidu kõrgseltskonnale, et on võimalik ilma verevalamiseta liiduvabariikide liidust lahkumine. See oli kõige tähtsam küsimus tegelikult, miks mind sinna oli. Ja oli vaja niisugust inimest, kes mind sinna saatis, mina ei oska öelda, kes ei ole seotud KGB-ga, ja kui sa saadad KGB inimese, ta räägib seda, mida on vaja rääkida. Ja minu ülekuulamine lõppes ära, tuli see armee kindral siis minu juurde, pani veel käe õla peale, ütles, et jah, ma tulin Eestist nädal aega tagasi ja ma käisin kõik nendes kohtades, millest te rääkisite siin ka, ja see vastab täiesti tõele, kusjuures ma natukene vaatasin, nende kõrgete ametnike näod natukene muutusid, et ta oli ise käinud ja ütelnud, see vastab tõele kõik. Ja siis läks kolleegiumiks lahti.
see oli, Siseministeerium oli just uue maja saanud, tohutu pikk maa oli sinna kolleegiumi saali minna, mina istusin kõrvuti Leedu siseministri esimese asetäitjaga ja see esitas siis küsimuse, just oli Vilniuse teletorni juures seal see laskmine olnud, et kas seda täna arutatakse ka. Sidorov vastas väga konkreetselt, seda ei ole päevakorras ette nähtud, järelikult seda ei arutata. Ja küsimus oligi selles, et niisugune, miks mind oli välja valitud, ütleme siis lähimineviku maailmas võib-olla kõige suurema seltskonnaga ülekuulamine, ma ei oska ütelda, kes mind sinna saatis, kas Moskva nõudis mind välja, kuna ma olin Moskvas Siseministeeriumi akadeemias omal ajal kaitsnud kandidaaditöö. Ja nad mind teadsid võib-olla päris hästi, ütleme niimoodi, ja oli ilmselt vaja niisugust inimest, kes ei ole selle 3 või 4 tähega organisatsiooniga seotud. Vaat niisugune lugu oli, sest pidage alati seda meeles. Siin nüüd meie poliitikud, külaltki üks ja teine räägib seda, kuidas nad olid kõik ja Vene sõjavägi siin sõelus ringi nii ja naa. Ükski kindral ei lähe sõtta või lahingusse, kui ta ei ole saanud kõrgemalt käsku selleks. Ja seda käsku muidugi ei olnud, see oli niisugune näivus, et siin ikkagi Vene sõjavägi on ja see ei ole päris nii ja naa. Aga asi oli väga lihtne ja oligi niimoodi, ei mingit laskmist, natukene siin õrritamine oli ja kogu lugu. Nii et asjad on selles, et kõik asjad käivad väga kõrgelt tasemelt. Ei ole niimoodi, et kodukootud mingisugused väiksemad vennad hakkavad mingisuguse tõsise asjaga peale. Nii ei ole mitte kunagi. Asjad tulevad ikkagi sealt, kus juures nad siis sealt peavad tulema. Meie riik on väikene, meie võimalused väiksed, meie tegelased ei ole kunagi nii kõrgel olnud, aga piirilepingu kohta 2 sõna lubage. Ma tahan siiski Eesti kodanikku kiita, ta on surnud, ta sündis 29. aastal ja 80. aastal, Tallinnas sündis ja Moskvas suri 80. aastal. See oli Vene patriarh Aleksius II. Ta oli Balti-Saksa aadlisoost pärit ja temaga on olnud kokkupuuteid. Hoppis siin kiriku vargused olid nii Luteri kui Vene õigeusu kirikutest ja mina tegelesin nende asjadega. Ja nüüd on niisugune asi. Aleksiusel oli tohutu võim. Kuna venelased on üldiselt usklikud, eestlased usuga tegelevad nii kaunis vähe. Ja temal oli tohutu võim ja tema rääkis niisugust asja. Petserit, me peame Petseri tagasi saama. See on niivõrd tähtis klooster. Ja kui me saame Petseri tagasi, siis me saame need alad ka tagasi, mis on seal Narva lähedal. Ja mina täiesti usun, et see asi oleks kõik niimoodi läinud, kui meie juhtivad tegelased oleks olnud tõsimeelsed eestlased. Aga tuleb välja niimoodi, et see Saksa aadlik Vene päritoluga oli palju tõsisem eestlane, kui ütleme need kohapealsed Eesti soost juhid kahjuks. Ja kui see kõik oleks niimoodi läinud, sest tema võim oli tohutu, sest kiriku peal on Vene riigis kõige suurem võim võib-olla üldse. Aga nii ei läinud kahjuks ja nüüd on nii, nagu need asjad täna on meil. Aitäh! Kas on veel sõnavõtte, kommentaare? Kui tohib, ma veel lisaksin ühe kõige olulisema
momendi särases reaalpoliitikas. Üks asi on tõesti lepingud, kõikvõimalikud kokkulepped, aga seal peab olema alati taga mingisugune jõud, mis neid realiseerib. Ja praegusel ajastul on ju erakordselt tähtis demograafiline jõutegur. Seesama, mida ma varemgi ütlesin, et kui ei ole virulasi Virumaal ja setusid Setumaal ja läänlasi Läänemaal, et ei juhtu paraku ka kõige paremad, ei realiseeru ka parimad lepingud. Ja see demograafilise jõuteguri arvestamine, see on ka praegune poliitika selleks, et neid Eesti rahvuslikku püsima jäämist tagada, on ikkagi demograafiline jõutegur olulisim. Ja mul tuleb meelde, ja ei tohi ahvida järgi ka teisi Balti, riike või mingist odavaid analoogiaid tuua. 90-ndal ka Eesti püüdis igal nii-öelda tingimusel siis ENSV piiri muuta riigipiiriks ja räägiti kogu aeg piiri saamisest ja seda tehti ka Leedu eeskujul, aga Leedul oli nagu õnnesärgis sündinud muidugi tänu ka leedukate endi tarkusele, sest Leedul olid parimad piirid. Leedu võitis MRP-ga, sai ju Vilniuse piirkonna tagasi, teise maailmasõja järel sai ta Meemeli piirkonna tagasi ja oli võidumees. Samuti Leedu ei võidelnud ühegi diviisiga ei Saksa ega Nõukogude Venemaa poole peal ja olid ära, ei olnud üldsegi nüüd sõjapurustusi ja Nõukogude aeg Leedu hoidis ära täiesti ju ümber rahvastamise, ütleme, kolonisatsiooni. Leedukad olid ju erakordselt vaprad ja ütleme, nende puhul nii nagu oli Eestil ja Lätil, oli ju suur kolonistide arv, Leedul seda absoluutselt ei olnud, aga Eesti poliitikud just 90-ndatel võtsid eeskujuks Leedu ja ka meie peame sama piiri. Ma mäletan, ma tegin Postimehele ühe artikli, siis oli veel Eesti Kongress ja Eesti Komitee ja oli Ülemnõukogu ja püüdsin seda asja selgitada ühe analoogiaga, nimelt tookord oli fookuses rahvusvahelise Iraani pantvangide kriis. Ja ma ütlesin, kirjutasin seal, et ka Eestil on oma pantvangide probleem, et erinevalt Leedust, et Eestil on siis Narva-tagune ala ja Setumaa, et Eesti ei saa piiri tõmmata nii resoluutselt, nii nagu seda teeb Leedu, kellel on ideaalsed piirid ja kellel pole üldsegi säraseid probleeme, nagu on Eestil, muidugi ka Lätil olid samad probleemid. Ja kui tuleme praegusesse aega, siis on see sama ju demograafilise jõuteguri probleem säilub kõik edasi ja isegi on süvenenud. See on kosmaarne, et Ida-Virumaal on protsentuaalselt põlisrahvast veelgi vähem, kui oli nüüd ENSV ajal. Ja võiks jälle kas või eeskuju võtta Iisraelilt, kuidas Iisrael sipelgapesa tingimustes on suutnud taasasustada või asustada, mitte taasasustada, täita siis suured alad sipelgapesa tingimustes oma inimestega ja Eestis täiesti üsnagi hõredalt asustatud piirkondades on asjad läinud hoopiski nüüd vastupidi. Ja see peaks olema kogu selle kaitsepoliitika mitte sõjaline osa ja see peaks olema domineeriv just demograafilise jõuteguri arvestamise seisukohalt. Aga kahjuks
Nüüd Arnold Rüütel rääkis ainult sissejuhatust, aga see osa tema nüüd jutust, mida me siin kuluaarides rääkisime, kuidas temal õnnestus, üldse Eesti poliitikutel õnnestus too aeg saada teatud ressursid läänest selleks, et ümber asustada Vene sõjaväelasi Venemaal, et ehitati seal lääne rahadega neile elamuid ja millega olid Vene poliitikud väga nõus. Ja samuti Rüütel ei rääkinud üldse ka sellest, et tal oli Jeltsiniga siiski kokkulepe teatud alade Eestile jätmise kohta nüüd eelkõige Setumaal. Nüüd vist on juba aeg hiline, aga need on ühed väga huvitavad sarased ajaloo detailid, mis kahjuks ei realiseerunud, aga me peame rääkima ka nendest asjadest, mis on läinud nii-öelda untsu. Sest omal ajal Ivo Nei rääkis Paul Keresest raadios ja Keres olla just analüüsinud ka oma untsu läinud malepartiisid ja järeldus oli see, et kui ta ei oleks öelnud ka, et või ei oleks oma neid kaotusi analüüsinud, et ta oleks jäänud ka külameistri tasemele, et kõiki neid asju peab ikkagi analüüsima väga põhjalikult, mis on ka untsu läinud ja tegema väga pragmaatilisi plaane tuleviku jaoks. Ja just see demograafiline jõutegur, see on ikkagi praegusel ajal kõige olulisem ja no ei tohi ka ütlemata jätta seda, et nüüd selles uues ühiskatlas, EU ühiskatlas oleme rahvusliku ellujäämise seisukohalt sattunud ju nagu vihma käest räästa olla, et nüüd on prognoosid veelgi halvemad, et kui juba hakatakse asustama ja Euroopas on see juba tehtud, ka Eestit juba Sahara taguste aafriklastega, ülerahvastatud piirkondade suurte rahvamassidega, siis see kogu selle senise arusaamised lööb, paneb kõik pea peale, pöörab. Ja nüüd niisuguse musta huumori seisukohalt on siin diskussioonides olnud see, et kui nüüd Eesti rahvastatakse ümber Aafrika ja Aasia ülerahvastatud piirkondade suurte inimmassidega, et siis me peame isegi teatud mõttes tundma head meelt, et 5,2% Eesti territooriumist esialgu vähemalt jääb afrikaniseerimata ja Aasia rahvastega täitmata ja ümber rahvastamata. Rääkida võiks väga palju, aga ma ütleks võib-olla sellesama suhtes ka üks võib-olla määrava tähtsusega asi, kui me räägime rahvastikust. Et me võtsime vastu otsuse, tegime remigratsioonifondi, eraldasime sinna raha ja maksime kinni inimestele, kes soovisid ja perekonnad, kes soovisid lahkuda, reisikulud pluss veel teatud summad selleks, et koha peal elu alustada. Ja kui siis võtame arve appi selle väljendamiseks, teatavasti nendel aegadel oli ümmarguselt Eestis tähendab 650 000 ümmargune arv venekeelset elanikkonda. Selle remigratsiooniprotsessi tulemusena lahkus umbes 150-160 000 ja jäi 480 000 ümber venekeelset elanikkonda. Nõnda, et niisuguseid otsustavaid samme sai teha. Ja kui praegu on juttu ja enne siin oligi, et näiteks lastele antakse kodakondsus, aga samas kooliharidus kahes keeles peaks olema ja nii edasi, probleeme
võib-olla näiteks ohvitsere elab Eestis veel arvestatavalt palju, Nõukogude armee ohvitsere, ja võib-olla nende perekonnaliikmed sooviksid ka lahkuda, kui toetada ja aidata näiteks materiaalselt seda protsessi realiseeruda. Ja pole mõeldav, et sellisest perekonnast laps nüüd on kohustatud siis orienteeruma rahvuslikult igatepidi ja loeb koolitundides ja kõikjal oma isa vastupidi absoluutselt tegevustest. Ma kujutan ette, milline olukord, kuidas me lõhestame inimlikult perekondi niimoodi selle asemel, et inimlikult toetada, aidata. Need on väärikad inimesed, mingu oma kodumaale, kes kaitsevad oma kodumaad ka järgnevalt, eks ole. Aga vist ma võin rääkida nii väga palju kohtumistest asjadest, mis on võib-olla veel isegi suletud, ei ole veel avalikustatud kõik rahvusvahelisel tasemel toimunud kohtumised, nii et aitäh. Võimalus esitada küsimusi siin ettepanne teinud. Kas on mõni asi, mis jäi? Palju oli mitte eestlasi, kuidas tänast sündmust mitte Eesti ajakirjanduses kajastatakse. Registreerimislehega nummerdamata nii. Ei oska sellele vastata ja seda küll, jah. Ja rahastamine on nüüd, eks me püüame hakkama saada. Mingi protsess finantseerimisallikad ei ole. Aga ma tahaksin nüüd, Mart Niklus tegi ettepaneku resolutsiooni vastuvõtmisest ja võtame seda siis Tartus 2. veebruaril lõplikult vastu. Aga ma ise visandasin võib-olla mõningad märksõnad ja võib-olla oskab keegi veel lisada sellele või kindlasti oskab, sest siin on väga napilt. Nii, minu arvates oleks meil vaja esimese punktina toonitada vajadust Eesti riigis isamaalise kasvatuse sisseviimiseks, sest tundub, et isamaalist kasvatust teevad tublid kohapeal olevad õpetajad oma initsiatiivil, aga mitte riigi poolt juhituna. See oleks esimene punkt. Ja teine, mis siin välja toodi, oli Eesti Nõukogude perioodi ajaloo uurimine, mida tõesti on vaja teha, et saada lõplik selgus, mis siin oli ja kuidas oli. Ja kui on ettepanekuid punktide suhtes, siis
palun andke märku. Et Einar Eiland, Elukeskkonna Rahvastiku Arengu Selts, et uuesti. Et ma teeks nagu ettepaneku sellise asja, et kas me, võib-olla, et see on ka ettepanek nagu Enn Põlluaasale, et taastada Eesti põhiseadusliku vastutuse printsiip, eks ole, et ilma selle põhiseadusliku vastutuse teemata me ei liigu sellega mitte sammukestki edasi. Ja mis on probleem? Probleem oli selles, et nii palju, kui meie seda õiguspraktikas oleme uurinud, on see nimelt, et Eesti põhiseadusest on välja kirjutatud, või ütleme, et välja jäetud 38. aasta põhiseadusest tulenevalt vastutamise printsiip. Ja see tulenes nagu sellest, et härra Konstantin Päts, eks ole, tahtis omal ajal, minule teadaolevalt, kuidas öelda, säästa Eesti ametkonda, sest seoses võimuvahetusega, eks ole, oli teada see, et väga paljud inimesed võivad minna külmale maale. Ja lähtuvalt sellest võeti Eesti põhiseadusest see välja. Aga kuna meie põhiseadus nüüd uus teadaolevalt võeti vastu selle eelneva põhiseaduse baasil, siis sellest jäeti ka need asjad välja. Ma härradega, kes Riigikogus nagu on olnud, et olen sellest teemast ka rääkinud, et nad tegid härra Roosaare, nimelt, kes oli selles põhiseaduskomisjonis, ka nad ütles, et nad tegid 160 lisaettepanekut tollel hetkel, aga need hääletati välja, eks ole, seoses Mart Laari valitsusega. Ja Mart Laari valitsuse taustast on siin väga palju juttu olnud. Et miks mitte hakata selles või lisada sellesse päevakorda nagu punkt, aga see on Riigikogus kuidas seda lahendatav ja härra Enn Põlluaasaga, et see põhiseaduse vastutuse printsiip ikkagi kuidagi moodi nagu lahenduse leiaks, eks ole, vastasel korral me saamegi kohtu süsteemilt võtta selliseid vastuseid, nagu ma siin ennem tsiteerisin, aga keegi peab neid uurima ka, eks ole, viima selle nagu sinna kohtumenetluse tasandile siis, eks ole. Et kui selle asja saaks lahendatud ja Enn Põlluaas siin ütleks, et jaa, see on probleem ja hakkame sellega tegelema, siis võib-olla saaks edasi ka. Kas niiviisi saama? Aitäh. Jah, palun. Jah, ega see on tõsi, et vastutuse küsimus on ju väga oluline. Et tänapäeval me näeme seda, kuidas püütakse igasuguseid õigusi anda ja välja nõuda, aga kohustustest ja vastutustest ei taha mitte keegi rääkida. Ja eriti, kui need vastutus tuleneb põhiseadusest, et meie põhiseaduse preambula ju täiesti üksüheselt ütleb, et Eesti Vabariik loodi Eesti rahva kustumatu enesemääramise õigusel selleks, et säilitada eesti keel, kultuuri ja rahvust. Ja see on ju kogu meie riigi vaieldamatu ja vankumatu imperatiiv, mille elluviimine peab olema kohustuslik kõikidele riiklikele institutsioonidele, valitsusele, Riigikogule, presidendile, õiguskantslerile, kohtusüsteemile ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, kuni lihtkodanikuni välja. Ja seda kohustust tuleb kanda ja selle mitte täitmise eest tuleb ka vastutust kanda. Et see on õige, tõsi. Midagi läbi viia
on väga keeruline, siin on juttu puhuda väga lihtne. Ja küsimus on muidugi selles, et muidugi tuleks, härra Põlluaas ütleb väga õigesti seda, kuid teostada või läbi viia väga keeruline Riigikogus. Te ei kujuta ette, milliseid tüüpe on Riigikogus. Aitäh. Lugupeetud koosviibijad, ma loodan, et kõik mind hästi kuulevad. Mul oleks üks ettepanek. Nüüd 2. veebruarini on täpselt nädal aega jäänud üle. See on ka pühapäevane päev. Kui me nüüd natuke tagasi mõtleme, siis iga kord 2. veebruaril on Tartus Poska kooli uksed olnud väga külalislahkelt avatud meile. Kas me ei peaks selle kooli direktorit, härra Elmar Jõgid, kuidagi 2. veebruaril meeles pidama. Seal on külastajatele teed pakutud suupisteid, seal on Tartu rahu seda tuba tutvustatud meile. Majal on mälestustahvel üles pandud. See on kõik direktori abil tehtud ja ma leian, et oleks väga kena, kui me selle kooli direktorit ka 2. veebruaril kas või aukirjaga või tänukirjaga kuidagi meeles pidama. Riigikogu poolt näiteks või Välisministeeriumi poolt. Mõtelgem selle üle. Ja, Tartus toimub huvitavaid üritusi ja üks võiks just olla Poska kooli direktori autasustamine selle mõtte elava hoidmise eest. Tänan. Tänan ja meie aeg hakkabki lõppema ja tänan kõiki osavõtjaid ja diskussiooni ülevalhoidjaid, kus me jõudsime märkamatult Tartu rahulepingu 100. aastapäeva tähistamiselt meie riiki, riiklust ja rahvust puudutavate põletavate küsimusteni.